Olen siinpool. Täna ma näitan teile midagi täiesti ulmelist. Nimelt, kuidas uues Perplexity brauseris Comet toimetab AI agent niimoodi, et ma annan talle lihtsalt ülesande kätte ja ta leiab ise selle teekonna ja toob mulle need asjad ära, mida mul vaja on, selle informatsiooni ta ise korjab kokku, ma ei pea talle rohkem midagi ette kirjutama. Ja see agent töötab sellise mõttega, et esitan oma soovi ja siis tema teeb seda, mida mul lõpptulemuseks nagu vaja on. Teekonna selle lahendamiseks leiad ta ise. Ja täna mul on niisugune mõte, et lähme temaga koos poodi shoppama ja tahan teha lihtsalt tavalist klassikalist toitu, nagu ikka ma Selveris käin, võtan veebilehekülje lahti, viskan asjad korvi, mul läheb mingi aeg selle peale, vajutan nuppu ja tuuakse koju kätte mulle. Aga täna ma lasen seda AI-l teha ja siin selleks on Perplexity'l kõrvale sisse ehitatud agent, kes siis suudab neid asju kõike teha ja agendiga ma suhtlen väga lihtsas vormis. Ma näiteks kirjutan talle, et tahan teha, ma ei tea, täidetud paprika takklihaga 4-liikmelisele perele. Ma ei küsi ta käest retsepti ega midagi, ma lihtsalt annan talle käsu. Ja nüüd ta ise kammib läbi, millised on sellised head eestikeelsed leheküljed, kus kohas sellist toitu saab nagu, milline see retsept välja näeb ja leidis selle mingisuguse retsepti ja toob siia välja ka, ahah, see retsept näeb selline välja. Maitsestatud tomatipastad, igasugused asjad, noh, tundub okei retsept olevat. Aga nüüd mul on neid toiduaineid ka vaja selle jaoks, et see asi valmis teha. Ma ei pea hakkama näpuga nagu jälgima ja panema Selveri lehekülje peale, vaid ma ütlen talle ja et mine Selverisse, pane need asjad mulle korvi, mida on vaja selle. Kindlasti saab lühemalt kirjutada ka, aga ma panen talle juurde veel ühe klausli, et vaata niimoodi, et oleks soodne. Ma annan talle sellepärast juurde, et tihtipeale Selveris on neid erinevaid tooteid nii palju ja mõni on soodsam kui teine, kuigi funktsionaalsus on üks ja sama, et ta ostab mulle need tooted, mida mul tegelikult nagu vaja on soodsama hinnaga, et ma saan enda toidu ära teha. Ja nüüd ta läheb sinna Selveri lehekülje peale, nagu te näete, siis juba ta käivitas selle akna. Ma vajutan siia peale, et Selveri lehekülje peale ta juba jõudis. Ja mida ta nüüd tegema hakkab? Nüüd ta võtab retseptist olevad toiduained ja otsib need, kas siin Selveris on need asjad olemas. Kui ta leiab selle, siis ta läheb ja paneb selle ostukorvi ja arvestab täpselt selle kogusega, mida minul vaja on. Et kuna ma tahan 4-liikmelisele perele teha, siis ta pani naksti ühe toote juba paprikapani ostukorvi ise. Ta tunneb ära, milline see lehekülg on, ta teab, kus on ostanupp, ta teab, mis on ostukorv, ta teab, millised on toote kirjeldused, ta käib ja kammib ise selle läbi. See on sama nagu see agent, kelle sa ütled, et mine poodi, ja ütled mehele või naisele, mine poodi, ja siis tema teeb neid samu tegevusi, aga täna teeb seda AI. Ja mida see annab mulle? Ma suhtlesin temaga ainult minut aega, isegi mitte seda, ta sai käsu kätte ja nüüd ta korjab kõik selle informatsiooni kokku vastavalt selle retseptile ja paneb mulle ostukorvi need tooted. Ta teeb ise seda ja ta arvestab ka soodsama hinnaga, ta arvestab, milline kogus mul vaja läheb, kui seal on mitu ühesugust toodet, siis ta valib sellest samaväärse toote, aga siis nagu odavama hinnaga. Ja see käib ülikiiresti kõik. Mõne koha peal ta muidugi võib natuke rohkem mõelda, kui ta võrdleb mingeid tooteid. Aga ta läheb esimest korda see lehekülje peale, minu käsu peale ja juba ta leiab asjad ülesse. Et selles mõttes on see nagu fantastiline ja vaadake see üles ostukorvi, nagu see täieneb kogu erinevate toodetega. Ja kui ta selle ära lõpetab, siis ta kuvab mulle selle ostukorvi. Ma ei ole talle sellist käsku andnud, et ta ise ära ostab need asjad, vaid ma vajutan ise nuppu ja ise ostan ära oma kaardiga asjadega. Aga see meeletu aja kokkuhoid ja ma võin käia ükskõik millises poes AI-ga shoppamas. On see riietepoes, spordipoes, ma võin
anda talle käsu, et leia mulle punased tossud, 45 number, meeste jalanõud, anda talle selle käsu, ta ise otsib need poed ülesse, kus on punased tossud konkreetselt olemas või ketsid. Teeb sulle nimekirja, kui sul tahad, siis sa lähed spetsiaalselt sinna poodi, kus need olid. Et ta on ülikiire ja ise toimetab, see on nagu põhiline. Et no põnev on vaadata, mis ta siia ostukorvi paneb, et kerime natuke tagasi siin, mis meil olid, siin olid soola, pipar, paprika, pulbrid, ürte, maitseaineks, ta ise otsib need ülesse. Ja kui mul on mingi toiduaine kodus olemas, siis ma muidugi kirjutan, et soola pole vaja ja pipardaga ülejäänud asjad pane ostukorvi mulle. Korjab selle ostukorvi kokku. Selle ajal siis, kui tema siin toimetab, või mingeid muid asju teha, ma ei pea arvuti taga istuma ja nautima Selveri lehekülge. Kes see viitsib istuda kuskil ostukeskkonna lehekülje peale enda aega sinna kulutada. Lihtsalt meil ennem ei olnud muid võimalust, aga täna ma annan agendile selle teha. See annab lihtsalt mega palju aega juurde. Ja sa saad teha ükskõik millistes valdkondades, on sul, ma ei tea, e-mailiga seotud mingi asi või noh, näiteks kolleegiga suhted, et mul on vaja, kirjutad kolleegile, et teeme kohtumise reedel 10.30 kuni 11.30, kirjutad ta meili ära ja siis annad agendile käsu, et kuule, korja see meil üles ja tee talle kalendrikutse. Siis AI läheb sinu meili, võtab selle teksti, genereerib kalendrikutse, saadab selle sinu kolleegile ära ja sa pead rohkem selle peale mõtlema. Et küsimus on, mis sa selle ülejäänud vaba ajaga teed, mis sul nüüd vabaneb kuskil kellegi lehekülje peal istudes toote infot lugedes. Äkki sul on midagi mõistlikumat sellega teha. See ongi see oskus, mida on vaja õppida selleks, et AI targalt kasutada ehk promptimise oskus. Ja kui te nüüd vaatate, siis ta pani kõik need toiduained siia kenasti ära, siia keskkonda, ta midagi siin veel natuke toimetab. Aha, ta vaatab veel lõpukogused üles, võrdles ära sellega, mis on see retsept ja nüüd tõi mulle välja kõik selle koguse. Nii, ostukorv koos. Ja see on nüüd neljaliikmelise pere ostukorv sellele tootele. Kõik. Mitte mingit aega ma rohkem kulud. Nüüd vormist ost ja kõik rohkem unustatud. Et ma ei pea istuma ja surfama siin lehekülje peal. Et need, kes on internetis ostlejad, eriti need, kes tellivad koju endale asju, kaua teil aega läheb selle peale, et seal ringi surfata. Otsid soodustingimusi, otsid partnerkaarti. Sa anna agendile käsu, et kõik soodustooted partnerkaardiga, mis on, paneme ostukorvi. Ja kui sa tahad, sa võid loomulikult see nüüd juurde asju panna, et piim, leib, sai, mida iganes tahad. Praegu ta korjas lihtsalt kokku mulle selle ostukorvi. Ja see on kõik. Niimoodi töötabki AI agent. Ja see on uus ajajärk shoppamises üldse. Ja see muudab seda, kuidas inimesed ostlemist sooritavad. See muudab seda, kuidas kauplused peavad oma informatsiooni lehekülgede peale panema. Kui sul on läbi mõeldud normaalne lehekülg, siis AI leiab selle informatsiooni üles ja paneb selle ostukorvi. Nii et see muudab tohutult palju asju maailmas ja hakkab sul hoidma kokku nagu mega aega, kui sa käid, kujuta ette, kui sa oled 20-30 minutit oled kuskil ostukeskkonnas, pead tooteid valima, võrdlema neid, mõttetu aja raiskamine ja kui sa teed seda terve aasta, siis mõtle, kui palju aega sul läheb lihtsalt selleks, et sa istud kellegi veebilehekülje selleks, et oste sooritada või mingid tooted valida. Nüüd sa saad palju kiiremini teha, proovi järgi, tõmba endale Perplexity brauser, Comet on selle nimi ja kellel on Macid, siis tõmmake endale OpenAI brauser, mis on nüüd uus, siis Atlas on selle nimi. Nii et ma ei tea, mida Chrome nüüd peale hakkab, aga need on täiesti teine level brausimises ja ütleme surfamise kogemuses internetis. Nii et head testimist!